Tšau! Räägime täna teile natuke batuudist, veits ohutustehnikat, mingeid trikke, mida te saate ise siin batuudil proovida. Vaatame edasi. Räägime siis natuke hüppetehnikast. Kõigepealt maandud umbes puusade või õlgade laiuselt. Kui sa tahad, võid õhusjalad kokku panna. Tõukad kandadelt, maandud kandadelt, tõukad varvastele. Kannad, varvad, kannad, varvad. Kui sa oled võrgule liiga lähedale või servale liiga lähedale, peate kohe hoog kinni, tule tagasi keskele, siin on kas sul rist või mingi tekst ja siis hüppad siin edasi. Kere ei tohi olla sült, pead olema hästi pinges, sest kui sa mingi selline asi olnud, siis sa ei põrka mitte kuskile. Hästi tugev. Nii, siis veel mõned püsiasjad, küll väga oluline, hoia oma keel suus. Kui sul keel on suust väljas ja sa kukud, siis sa võid keelde väga kõvasti hammustada. See on väga valus. Nii, ja siis kukkumisest veel üldiselt. Kui sa hakkad kukkuma selili, ära püüa ennast siit kätega, sa murrad need käed ära või saada väga haiget. Pane kõige ohutum praegu, pane käed lihtsalt siia rinnale ja ei juhtu mitte midagi. Kui sul läheb tasakaal ära ja sa kukud kõhuli, samamoodi, ära püüa ennast kätega. Kõige lihtsam, lihtsalt käed ülesse ja kukud kõhuli. Ei saa üldse haiget. Batuudil hüppake siis alati ühe kaupa, sest teine annab sulle põrke ja sa võid lennata siis kas vastu võrku või batuudilt maha, kui sul võrku ei ole. Siis, kui sul on võrk, siis pane alati võrk kinni. Sulle tundub, et see on väike auk, aga siit ju lendab ilusti. Kui sa siit sisse mahtusid, siis sa mahud siit ka välja, kui sul midagi sassi läheb. Ja esimene element, milles võtame, on istesse hüpe. Alustame varrastest. Pöiasirutus, kui soovid, et oleks väga ilus ja võimlealik. Põlved, jalad, kõik täiesti sirge. Selg sirge. Käed puusadest natuke tagapool ja sõrmed kindlasti suunaga ettepoole. Üles hüpped. Soovitan alustada alati käed üleval, sest siis sa lendad otse ülesse. Sirutad istesse püsti. Sirutad istesse püsti. Järgmine element siis käpuli hüpe. Käed tugevad, sirged, sõrmed suunaga ette. Selg võiks olla enam-vähem sirge, et sa ei istu siin kandade peal, vaid sa oled nagu oleks tontpõlituses ikkagi ilusti. Nii, ja siis kõigepealt sa võid hakata ennast siin põrgatama. Alguses kindlasti teile niimoodi rütm sassi, aga proovi saada käed ja jalad korraga tööle. Seda käpuli põrkamist harjuta enne tükk aega ja siis, kui sa oled valmis, siis hüppad püstiselt käpuli. Alustad ülesse, käpuli, püsti. Siin käed ei tohi niimoodi läbi vajuda, muidu sa ei saa enam tagasi püsti, nagu mina praegu. Vaid tugevad käed, tõukad, üles. Järgmine siis kõhuli. Kõigepealt käed. Käed on siin ees siukses kolmnurgas, et kui sul peaksid oma kaela närgast laskma ja pea siia lööma, siis sul ei lähe pea vastu võrku. Pilk suunaga ette. Jalad sääred taga, sest nendega sa saad aidata ennast pärast püsti. Ehk siis selleks, et püsti saada, sa teedki siukse liigutuse. Tõukad kätega ja sirutad jalga. Ja siis sa saadki püsti. Nii, järgmine siis selili hüpe. Siin siis väga oluline. Jalad ees, võib-olla natuke ees all, käed üleval. Ja pea ka sa võid lasta rahulikult vastu võrku. Ja siis selg on vastu maad, nagu teeks paadi asendit. Ja et nüüd püsti saada, siis sirutad puusa ja see tõukab sind püsti. Esimene kombo siis, mida te saate hakata iseseisvalt harjutama, istesse, käpuli, kõhuli. Sirgelt istuli, käpuli ja kõhuli. Ja kui sa saad siit püsti, on ka väga hea. Teine kombo oluliselt raskem, ehk siis seesama, mis sa just tegid, sa tuled sealt tagasi püsti ka. Istuli, käpuli, kõhuli, käpuli, istuli ja püsti. Kolmas kombo. Istesse, selili, püsti. Sellesse videosse siis üks viimane element veel. Kägarhüpe. Kägaras siis. Kannad ja varvad koos, põlved esialgu võivad olla natuke laiali, üks käsi ühe põlve peal, teine teise peal ja tõmbad oma põlved vastu kõhtu. Siis sama asi õhus. Alustad käed üleval, hüppad nii kõrgele, kui sa saad, ülesse, kägar ja siruta käed alla. Nii, harjutage kõiki neid elemente niimoodi, et need on teil täiesti selged. Ja siis alles proovige raskemaid asju. Aga sellega praegu lõpetame esimese batuudi video.